mega ilus, nagu te näete. Simo sai oma toidu kätte, näljane. Cheers! Yeah. Sellel reisil on 3 eesmärki. Hea söök, väljas värskes õhus liikumine ja 3. uni ja magada kõik oma unevajadus täis. Siis räägin teile, igatahes me saime rendiauto kätte. Me oleme siin nüüd väga ilusate vaadete vahel ja liigume vaikselt fjordide poole, nii et ja loomulikult ilusaid vaateid, neid me lubame, ilusad vaated. No nii, jõudsime mäe otsa. Siin on meie punane auto ja taamal näete mägesid. Osooni on aegade jooksul tehtud niimoodi ja naamoodi, kuid ikka asjalikult ja huvitavalt. Oleme siin fjordides, nagu te näete. Meie esimene viewpoint, kus me tulime, sõitsime siia üles ja väga kaunis. Kell on praegu vist 3:30 ja nüüd hakkab päike loojuma. Nii et läheb vaikselt pimedaks, aga saame veel ilusat vaadet nautida. Okay. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feather road. Cause I'm sipping pro, yeah that meth is promethazine, yeah stepping stone. Palun vaadake, kui palju lund siin on. Me oleme lõpuks jõudnud lumele lähedale, kui tore. No nii, tere hommikust. Jõudsime meile kohal õhtul ja nüüd avaneb meile siin majutuskohast mõnus vaade. Ma näitan teile ka. Eks me täna hakkame vaatama, surfama ringi, kust mida me leiame. Täna on siis päev 1 meil siin majutuses. Kell on 12:45 ja magasime hästi. Ja nüüd sätime ennast valmis ja vaade on mega. Pärast teeme room touri ka. Siin on nüüd natuke valguspaigast, aga ühesõnaga väga-väga ilus. Davai, ja nüüd on see transition. Põhimõtteliselt. Siin on Simo ja ilus vaade. Siin on meie auto ja siin on selline majakene, kus on nagu 2 ust. Alguses me arvasime, et me oleme kummaski neis. Tegelikult tuleb välja, et meie ruum on siis sealt treppidest alla ja vaade siit on väga ilus. Selline. Ja tehakse kunstlund ja siin on meie ilus auto, nii et lähme siis vaatame, mis meid täna ootab. Ma olen igatahes väga-väga excited juba sellepärast, et see ilm on nii ilus. Nii et saime lund on siin palju, nii et see on mõnus ja -10 kraadi. Väga bänger ilm, sükest asja pole pikka aega näinud. Väga crazy, sest siin on lumi. Me oleme kuskil mäe otsas, aga vaade on mega ja väga nice. Mu silmad need olgu palju näinud ja mu jalad need olgu kaugel käinud ja süda see olgu julgust täis, sest see siin on ajutine. Oli tööd ja mul olid päevad, ilu ja valu ja maa ja taevas. Mu sõbrad ja mu pere oleks see vaid igavene. Mu silmad need olgu palju näinud ja mu jalad need olgu kaugel käinud ja süda see olgu julgust täis, sest see siin on ajutine. Oli tööd ja mul olid päevad, ilu ja valu ja maa ja taevas. Mu sõbrad ja mu pere oleks see vaid igavene. Nii. Nüüd on õhtusöök. Kõigepealt riis. Siis on siin klassikaline kotlettide peale kaste Norra stiilis. Siis on siin porgandid, kuhu ma panin natukene mett ja siis õli ja siis on kotletid ja kõrvale ka herned. Vägev. Natuke siuke vaim, nagu läheks IKEA-sse sööklasse vaata ja siis tellid seda head mingit Skandinaavia toitu. Ja siis siin on meil väike kamiin. Homme siis võtame teid kaasa rohkem meie
murdmaasuusakarjääri ja treeninglaagri algusele. Tere hommikust! Täna on 23. detsember ja Simo hetkel veel magab, nii et ma üritan vaikselt olla. Ma hakkasin just hommikusööki tegema, nii et täna tuleb huvitav, põnev päev. Me lähme suusatama, murdmaasuusatama, nii et kell 11 saame varustuse ja siis saame vaadata kohalikud rajad üle. Nii et let's go! Meil on siis siin selline võikud, need tõmbame sisse ja siis lähme trenni. Nüüd oleme enda esimese suusasõidul. Vaade on mega igatahes. Naudime. Oleme sõitnud 1,5 kilomeetrit ja läheb hästi. Läheb hästi, on ju? Ei ole sugugi nii lihtne, kui ma mäletasin, et see Nõmmel oli. Ega me Nõmmel ei ole? Jah, selles mure ongi. Jalas on mingid Banger Fisherid. Mingid vanad suusad. Ja ma ei tea, kas ma üldse kunagi olen sõitnud sellist otsadega, aga Swixi trajakid on käes, 5.0-id, 155 sentimeetrit ja laksame minna. Millisele ringile lähme siis? Alguseks võiks alustada millestki rahulikumast. Rahulikumast, vaatame siis. Midagi ikka ehk leiame. Ühe 8,4-ase, 8,6-ase kildi ringi. Kas sa oled roostes natukene? Oled või? Oled roostes? Oled roostes natukene? No pole hullu. Mina ka. I'm American made, but like Chevrolet. My mama taught me wrong from right. I was born in the South. Sometimes I have a big mouth when I see something that I don't like. I gotta say it. Ühe korra juba kukkus, rohkem ma ei tea. Aga vist saab hakkama. Milline asend. Milline laskusasend. Oppa. Läheb. Esimene trenn on tehtud, kus tunne on? Hea. Aga kõht on tühi ja tahaks sooja. Jah. Päris krõbe on küll, aga ilm on ilus. Aga mul hakkasid jalad ja tagumik natuke külmetama. Tõenäoliselt, sest ma kukkusin paar korda. Ma panen video siia peale pärast, kus siin Katriin kukkus. Ja meie lõuna. Siin on siis tegelikult samad eilsed kotletid, tee ja loomulikult üks juulebrüüs, jõululimonaid. Iga kord, kui ma Norras käinud olen, siis ma olen seda joonud. Kodjul, häid jõule kõigile, häid jõule. Katriinil on konstantne probleem. Mida? Et mida me nüüd teeme? Kell on 4:30 tegelikult, see on tund aega ees, aga Katriin küsib minult juba mitmendat korda ja me oleme tagasi jõudnud trennist, et mida me nüüd teeme? Ja. Siis ma ütlesin, me igavleme lihtsalt. Ja me peamegi igavlema. Sest tegelikult tõsistult rääkides, siis meil oli laupäeva õhtul mentoriga kõne ja küsisin mentori käest ka, et mida me puhkusel teha võiks, kas on midagi, mida ta soovitaks ja nii edasi. Ja siis ta ütles ka, et lihtsalt kuna sa oled kogu aeg selles rattas sees, siis sa pead leidma selle võimaluse, kuidas turn off'ida korra, kuidas võtta see aeg maha, igavleda nii-öelda, lasta olla endal
lihtsalt istudes, seina vaadates, mediteerides, mis iganes ja olla lihtsalt niisama. Ehk siis see ongi meie reisi tegelik eesmärk, ma arvan. Lihtsalt teha trenn, liikuda, puhata, olla lihtsalt niisama. Nii et... Ma proovin sellest paremaks saada. Kes küll vaigistaksid neid. Miks on igavusel kurvem foon? Kas see on edevuse halvav nool? Ma ostsin eile poest endale väikese treati ja selleks oli Ginger Joe õlu, aga see on alkoholivaba ja ma ükskord proovisin seda, kui Simo jõi. See on selline nagu mõnus ingverine ja minu meelest see oli väga hea. Ära mulle. Naljakas. Poodi, kuna homme on poed suletud, täna läheb kell 3 kinni, siis kelle me ostame kõik asjad ära ja siis lähme suusatama, on ja? Jep. Et riidin on sääred natuke valusad. Enam ei ole kusjuures. Nüüd on, natuke ikka on. Prügi viidud ja nüüd on trenni. Täna on siis päev 2 suusatamas. Laske mul keskalduda. Kogu aeg on vaja filmida. Uskumatu. Väga ilus. On ju? Jaa, on küll. No vaadake seda vaadet. Ideaalne. See on väga ilus. Nüüd võiksid tulla mõned cinematic shotid, kuidas Simo murdma suusatab. Teeme ära. 3, 2, 1, läks. Nüüd teeme sinust cinematic shotid. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, what a thrill. Goodness, your wreckage is quitting balls of fire. Saugumik jääb krampi. Puus ette, palun, libise 0,3 sekundit kauem, palun. No nii, vaata seda nüüd. Ma näen sinu päikese pirillide peegeldusest. See vaade on lihtsalt crazy. Poleks osanud ette arvatagi, et siin nii ilus on. Ja hea, et me saime ikka viimasel hetkel enda majutuse ära kantseldada ühes kohas ja siia tulla. Joppas, et me saime full refund ühelt mehelt nagu nimega Petter, kes Kaupangeris muidu meile majutust oleks pakkunud. Väga suur joppamine ja sellisest asjast ei oleks tahtnud ilma jääda. Ma ei oleks kunagi osanud arvata, et mulle võib suusatamine nii palju meeldida. Mulle väga meeldib mäesuusatamine, aga murdmaasuusatamise ma avastasin enda jaoks peale seda, kui me Simoga tutvusime. Nii et jah, väga crazy, kui ilusaid vaateid on võimalik püüda. ja siin on tõesti väga ilus. Ma filmin nüüd Simo, ta suusatab alla. See oli odav juuleprüss. See ei olnud õige juuleprüss. Ja täna poest ma leidsin uue õige juuleprüssi. Võib-olla see on sama tootja või midagi. Pole näimegi. Aga, mis sina arvad? Mine, millest? Juuleprüssist. Ma ei saa aru üldse nagu milles haip on. Katriin võttis endale
juulebris uten sukker. Aga nüüd me proovime ära Rema 1000 šokomelkpulver. Esimest korda elus teeme sellist asja, milleks on siis lihapallid tomatikastmes. Siin on sibul, küüslauk ja purustatud tomatid, oregano, soolpiper, mesi, õli või me panime võid ja nüüd paneme selle ahju ja vaatame siis hiljem, kuidas välja tuleb. Opa. Päev 3 ja siin on sellised loomad. Täna olen üksinda. Katriinil väike puhkepäev. Ja vaatame, täna paneme mingi 2 tundi vähemalt. Tulin just mingi võib-olla kuskil 2 minutit järjest sõitsin alla. Ehk siis kuskil võib-olla mingi 1,5 kilti isegi. Nüüd ma ei tea, kus ma olen. Ja ma tean, et ma pean pärast üles ronima tagasi, nii et kuskil siin all, orus, praegu olen. Ja rada on väga hea, nii et kütame edasi. Tundub, et see ongi see ronimine nüüd. Sealt alt olen juba üles tulnud. Ja siit veel üles. See ei tundu järsk, ütleme nii. Aga see on päris korralik. No vaate järgi ma hakkan ülespoole jõudma, aga tõus reaalselt ei lõppe. Ja nende saabastega päkad löövad normid tuld ja need suusad neil kanti üldse ei pea. Seega nagu sa libised. Ja jalg peab kogu aeg nii kramplikult hoidma. No nii, nüüd ma jõudsin siia üles lõpuks. Kuskilt sealt tagant alt. Igatahes jah, ma ei tea, ma ausalt saaks mõtlema, et kas ma olen kunagi üldse sõitnud nii pikalt üles mäge kuskilt. Sest et ma olen Ülitornis, just olen Ramsaus. Seal on olnud väga pikad mäed. Aga praegu ma sõitsin üles mingi pool tundi vist. Selle varustusega see oli paras piin, ma ütleks ausalt. Aga see tuli üles jah, ma arvan, mingi 2,5 kilomeetrit vähemalt. Et see oli ikka päris korralik. Ja nüüd ma siin mööda natukene lagedat, aga ikkagi vaikselt tõusen siia kohta, kus me Katriiniga esimene päev käisime. Nii et mul hakkab vist natuke mingi 1:15 hakkab täis saama, nii et siis ma vaikselt liigun tagasi. Siin käiakse väga palju koertega matkama, sest neil on see kuusade ümber rihm nii-öelda. Ma ei tea, kas selle kohta öeldakse midagi kindlalt. Ja siis lihtsalt suusatavad, jooksevad, matkavad. Ja see on nii-öelda väga suur osa siin sellest matkamiskultuurist, kus käiakse koertega ka nii-öelda koos. Palju vaeva ja armastust näinud liha. Te vaatate Masterchefi 3. hooaega. Tegemist on finaaliga, aega on nüüd 5 minutit, et serveerida liha. Ja nüüd vaatame. Parem oleks, et see on seest ära küpsenud. Mis kuradi asi see on? Noh, sellest saab ju asja küll. See tundub väga aus. Nii, ja valmis. Väga nice. Päev 4, Katriin on väsinud. Olen jah, täna on kuidagi raske, ma peaks ütlema. Kuidas tehnika nüüd tuleb? Ma proovin, anna endast parima. Milline imeline tehnika. Puus peale natuke, palun. Puus peale. Vaatame ka. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm walking. Räägi, kus me oleme? Oleme Hemsedalis ja me tulime siia üles näeotsa ühte spaasse, nii et ütleme nii, et üllatavalt fancy ja kui te neid vaateid vaatate, siis ma ei tea, see tundub veits nagu Alpid kuskil. Korralik resort.
Timo naudib siin viimase päeva vaadet ja sööb porgandikooki. On niimoodi. Kuidas maitseb? Hello! Kell on hetkel 12.40 ja 29. detsember. See on kõige klassikum mingi vlogi algus. See on liiga hull. Me ei saa niimoodi. Me ei tohi niimoodi teha. Miks nii ei või teha? Okei, kell on 12.41. Me sõidame praegu Bergeni poole. Oi, lund hakkab sadama kuule. Taga on väga ilus vaade, päike paistis. Käisime Hemsedalist korra shoppamas. Ei ostu mitte midagi. Ja nüüd sõidame läbi Oru, läbi fjordide siis Bergeni poole ja nagu te näete nüüd, kui sa keerad kaamera teistpidi, nüüd on see koht, kus sa pead kaamera teistpidi keerama. Ja siis siin on, nüüd vist tuleb väike lumetorm. Meel on hea, meel on rõõmus, oleme valmis Bergenis aastavahetust mööda saatma. Vastu võtma. Sima puuppa pista. Väike peatus kuskil fjordide vahel. Kuulaks seda muusikat. Ja nüüd tuleb siia igasuguseid vaateid veel katteplaanideks. Siia kuhugi nüüd keegi monteerib pärast. Oleme omadega Bergenisse jõudnud ja nüüd siin sajab mõnusat lund. Ilm on ilus, võib-olla veab ka suusatamisega, aga eks näis. Praegu siin shopame mingites poodides teistega ja siis liigume mingi hetk sööma. I've been holding my breath, I've been counting to 10 over something you said. I've been holding back tears while you're throwing back beers. I'm alone in bed. You know why? Esimene jaanuar 2026. Ilusat uut aastat. Mis me tegime eile aastavahetuse puhul? Käisime matkamas ja siis käisime söömas. Me käisime siis ühes restoranis, kus me maksime nagu sellise paketi hinna, saime 4-käigulise õhtusöögi. Ja ütleme nii, et meil vist läks köögis midagi valesti, sellepärast et me läksime sinna 20:30 ja me saime pearoa 23:50. Sööme kähku ära ja siis läksime välja ilutulestikku vaatama, siis läksime tagasi restorani ja magustoitu nautima, kuigi algselt oli plaanitud, et restoran on kell 11 juba täiesti kinni. Ja et me lähme koju. Nii et see oli päris naljakas, aga toidud olid ülimaitsvad. Nii et see oli väga tore. Jah, ei. Kuvastatud ka seda perimeetrit, seda korrulaiust, ulatust. Milline vaade. Ja sellega on meie tänased ajalootunnid lõppenud. Ilusad koolivaheaja jätku. Peace! The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Tundub, et Ketriin on suusatamise ära unustanud. Tere! Filmid või? Jah. Okei, tere! Oleme suusatamas täna.
ja mul on siuke tunne, et ma ei oska enam suusatada, aga ma vist lihtsalt pean natuke veel harjutama. Või noh, soojaks saama. Jah. Aga night skiing on mõnus. Yay, let's go! Hold tight, you're slowly coming back to life. I've been giving you hell, I've been giving you hell, darling. Let go of all your haunted dreams tonight. I've been giving you hell, I've been giving you hell, darling. Hold tight, you're slowly coming back to life. I've been giving you hell. No nii, stiili näide. See üks laskumine, mis me siin teeme, on väga pikk, aga väga lahe. Tore on sõita taas. Yeah! Yeah. Händerna upp i luften, pannan mot baren, nu spränger vi taket. Hamnar i himlen där änglarna gråter, stan i baken, allt är förlåtet älskling. Händerna upp i luften, vi ska bli fulla, livet är meningslöst, vem bryr? Allaminek on päris libe. Tulime just sealt vahelt, kuskilt lume vahelt, nii et siin on rõve lumi siia peale tekkinud jää ja me peaks kuidagi siit alla saama. Niimoodi Pepuli alla siis tundub kõige parem variant. Ja nüüd on aeg tagasi minna, tagasi koju, aga see on Katriini airport rutiin. Ma ostsin sellise asja endale. See on käte desinfiseerija, minu meelest see nägi väga lahe välja, nii et nüüd kasutame seda. Ja nagu ikka me oleme sattunud Katriini mängumaale. Nii palju toredaid asju. Eks ole? Ma ostan oma sõbrannale selle kingituseks. Ma pole teda väga ammu näinud ja ma mõtlesin, ma tahaks talle midagi kinkida. Nii tore. Ja nüüd ma lähen vaatama midagi endale. Bye bye, Shimo. Where echoes remain. You were the sunrise, and I was the rain. A collision of souls, opposing in flight. I was the darkness, you yearned for the light.